Kui kaua sa oled Freemans kogus olnud juba? Mina tänaseks peaaegu 2,5 aastat juba. 2,5 aastat? Peaaegu, jah. Päris äge. Millele sa selle aja jooksul oled keskendunud või mitu sissetulekuallikat oled rajanud selle ajaga? Oota, ma pean hakkama lugema nüüd. See on nagu siuke hea probleem, mida omada vaata, kui pead sissetulekuallikaid kokku hakkama lugema. Aga ma ütleks, et kõige kindlamalt siuke 4-5 on tänaseks nagu, et nad ei ole küll kõik nagu ühtepidi samal ajal järjepidevad, sama nagu skaalaga, aga ikkagi nagu 5 kohast on nagu see, kus midagi nagu alati tuleb. Nagu erinevad sissetulekutüübid, et passiivne, aktiivne. Aktiivne, passiivne. Okay. Ja kuna sa viimati palgatööd tegid? Oi, viimane kord, mis ma mäletan, oligi siis, kui ma gümnaasiumi ajal neid pakke vedasin kullerina nagu. Autoga vedasin pakke. Okay. See oli siis mingi 2 aastat tagasi, 3 aastat, 4 aastat. Vaat see oli nüüd siuke 3 julgelt vist, ütleks. Ja sa oled 22, sul on 5 sissetulekuallikat, et kuidas sa ennast tunned? Saad vabalt ringi reisida, sul on tekkinud ajaline asukohaline vabadus, et juba nii noorelt. Jah, eks siin on erinevaid nagu selliseid nüansse selle puhul, aga ma tunnen nagu hästi ennast selles suhtes, et ma ikkagi hetkel veel üritan ennast võimalikult hoida nagu sellises punktis, kus sissetulekud nagu on kõrged ja väljaminekud on võimalikult minimaalsed ja väiksed. Et ikkagi nagu ehitada endale seda kindlustunnet ja kasvatada oma portfoolioid ja asju. Et ühel hetkel lihtsalt see compound efekt või selline liitintressi efekt oleks hästi tugev. Et võimalikult palju algselt ikkagi investeerida ja hoida nagu oma silmad eemal siis selliste shiny asjade pealt, edevate asjade pealt, et mingi uus auto ja uus elamine ja sellised asjad nagu. Jah, ja sa oled üsna noor, et sul on võimalik igalt poolt ikkagi kulutusi võimalik palju tagasi hoida, et luua veel rohkem sissetulekuid. Võimenda seda kapitali nii-öelda siis. Päris äge. Sa oled eeskujuks väga paljudel noortel. Jätka samas vaimus. Ma tänan. On põnevil näha, et kuhu sa jõuad selle jätkates sama viis, et kuhu sa jõuad siis järgmise 5 aastaga. Teeme ära.